Sõjaminister Pete Hegseth kinnitab, et Ameerika Ühendriikidel on täielik kontroll Hormuzi väinas toimuva operatsiooni üle. Mis on kaalul Iraani jaoks, kes on juba ähvardanud kasutada oma relvajõude, et katkestada naftavoog maailmale? Umbes veerand maailma naftatarbimisest läbib iga päev Hormuzi väina ning see hõlmab ka tohutut rahavoogu Iraani valitsusele, mis sõltub tugevalt oma nafta ekspordist selle väina sadamate kaudu. Surve Iraani suhtes on nüüd kriitiline. Kuulame kohe sõjaministri arvamust. Me teostame seda blokaadi kasutades vähem kui 10% Ameerika Ühendriikide mereväe jõust. Matemaatika on selge. Me kasutame maailma võimsaimast mereväest 10% ja teil on oma mereväest 0%. See on tõeline kontroll. Ja meil on pikk kogemus piraatide ja terroristidega tegelemisel. Aga on olemas alternatiiv. Nagu meie läbirääkijad ütlesid, võite teie Iraan valida jõuka tuleviku, kuldsilla ja me loodame, et teete seda Iraani rahva heaks. Seni kaua ja nii kaua kui vaja hoiame seda blokaadi. Pentagon avaldas siis need pildid, mis näitavad, kuidas Ameerika Ühendriigid kehtestavad seda tõhusat blokaadi. Esiteks, juhtpositsioonil sinisega tähistatud Ameerika hävitaja asetub nii, et takistada iga laeva, mis üritab põgeneda. Merevägi andis eile otsese hoiatuse, pöörake kohe ümber või valmistuge pardale tulekuks. Järgmine pilt näitab selle mõju. Näete, et mõned neist punastest laevadest hakkavad ümber pöörama. Neid on seni teadaolevalt 14. Nad pöörasid ümber selle asemel, et joont ületada. Ja viimasel pildil, juba esmaspäeva hilisõhtul, ei ürita ükski laev enam läbi minna. Keskväe juhatus ütleb, et 14 laeva on juba ümber pööranud, nagu ma just mainisin, ja sõnum on üsna selge. Ärge proovige Ameerika Ühendriikide blokaadi rikkuda. Keskväe juhatus avaldas ka helisalvestise, mis näitab täpselt, kuidas merevägi seda sõnumit edastab. Ameerika Ühendriigid on ametlikult blokeerinud Iraani sadamad ja rannikuala. Õiguslik meede. Laevad peavad viivitamatult sadamasse naasma või tühistama Iraani suunduvad marsruudid, kui see on sihtkoht. Ärge püüdke blokaadi murda. Iraani sadamatesse või sealt tulevad laevad peatatakse läbivaatuseks ja konfiskeeritakse. Pöörake ümber ja valmistuge. Kui te blokaadist kinni ei pea, kasutame jõudu. ZROA merevägi on valmis korda kehtestama. Lakkuge! Kas suudad ette kujutada, et kuuleksid seda? See on päriselt. Wall Street Journali pealkiri Iraani seast laastatud majandus toob läbirääkimistele kiire loomulisuse. Wannasi ja Iisraeli rünnakute kahjude taastamine võtab aastaid. Et parandada olukorda, avaldatakse Iraanile survet otsida rahalist leevendust läbirääkimiste kaudu. Asepresident J.D. Vance, Jared Kushner ja Steve Witkoff juhivad neid läbirääkimisi taas, helistades ja vahetades ettepanekuid Iraani läbirääkijatega lootuses saavutada läbimurre. Teine voor, mille toimumine nädalavahetusel, on endiselt võimalik, nagu oleme kuulnud. Selle kohta pole veel kinnitust. Varsti astub üles mereväe erru läinud piloot Top Gun Matthew Weiss-Buckley. Alustame riikliku julgeoleku peareporteri Jennifer Griffiniga Washingtonis. Jennifer. Harris 2 nädala pikkune relvarahu lõpeb teisipäeval 21. aprillil. Iraani riigimeedia väidab, et Iraani naftatankerid on vedanud 11 miljonit barrelit naftat Omaani meres sihtkohtadesse alates Ameerika Ühendriikide mereblokaadi väljakuulutamisest. Kuid CENTCOM ütleb, et nad on blokaadi laiendanud. Veelgi enam, Vaikse ookeani vastutusala admiral Paparo juhtimisel hakkab aktiivselt jälitama kõiki Iraani lipu all sõitvaid laevu või laevu, mis pakuvad Iraanile materiaalset toetust. See hõlmab ka Dark Fleeti, mis veab Iraani naftat. See tähendab, et Ameerika Ühendriikide sõjavägi jälitab üle maailma kõiki Iraani poolt sanktsioneeritud laevu. See kummituslaevastik, millest me nii palju kuuleme, võimaldab Iraanil sanktsioonidest mööda hiilida. Neid laevu kasutab eriti Hiina, et saada Iraanist naftat. Ameerika Ühendriikide mereblokaad, mis algas esmaspäeval kell 10, sundis CENTCOMi andmetel 14 laeva taanduma. Ameeriklaste pardele minekut polnud vaja. Blokaadi algusest on möödunud üle 24 tunni. Mitu laeva pöördusid tagasi, 12 jäid joone sisse ja 1, mida pole kujutatud.
Liikus ida poole, kuid pööras ümber enne, kui üldse prooviski. CENTCOMi ülem Brad Cooper oli just naasnud oma teisest reisist piirkonda. Meie meeskonnad lasid Iraani pihta ründedroone. Need olid Iraani mudelid, mille tõime Semevasse. Ehitasime ümber Ameerika tehnoloogiaga ja tulistasime tagasi. Väga tõhu. Vähesed kutsutud ajakirjanikud ei survestanud Seva relvajõudude takistuste kohta üksikasju avaldama. Keegi ei kommenteerinud Financial Timesi eksklusiivset uudist Iraani kohta, kus väideti, et Iraan kasutab Hiina luuresatelliiti Ameerika baaside jälgimiseks Lähis-Idas. IRGC sai juurdepääsu 2024 aasta lõpus orbiidile saadetud satelliidile ja kasutas seda Ameerika Ühendriikide rajatiste jälgimiseks enne ja pärast turul toimunud drooni- ja raketirünnakuid. Rahvusvahelise energiaagentuuri juht hoiatas AAP-d, et Euroopal on võib-olla 6 valitsust järjest, kes on teatanud kaitsemeetmetest ning Brasiilia valitsus kavatseb samuti lennukite vastu kaitset rakendada. Järgmine valitsus teatas Brasiilias, et Brasiilia võib peagi kehtestada kaitsemeetmeid võimalike tühistamiste vastu, kui Iraani sõja tõttu nafta jääb blokeerituks. Harris. Jennifer, aitäh! Nüüd on meiega Matthew Weiss-Buckley, Errus mereväe Top Guni hävituslendur ja No Fallen Heroes fondi president. Tore sind täna näha. Vaata, see pole ainult sõjaline küsimus, vaid ka rahaline löök Iraanile. Räägime operatsioonist. Meil olid kaardid, mis näitasid, kuidas nad lähenevad, kuidas meie hävitajad lähenevad ja edastavad neid teateid. Kuidas te seletate, kui tõhus see praegu on? Harris, tore sind jälle näha. Aitäh kutse eest. Kõik taandub rahale. 1,5 miljonit barrelit Iraani naftat päevas on peatatud. Kui nad seda naftat umbes 13 päeva jooksul ei transpordi, peavad nad naftakaevud sulgema, mis võib Iraanile põhjustada miljardeid dollareid kahju. Nii et see saab läbi pigem parem kui hiljem, Harris, sest Iraan peab selle nafta ära vedama, muidu saavad neil siin raha otsa. See teeb mu südame rõõmsaks. Esiteks teeb mu südame rõõmsaks näha kindral Kane, õhuväe sõpra rääkimas mereväest hästi. Need mereväe blokaadid on uskumatult tõhusad. Ja tead, Harris, mõned nädalad tagasi rääkisime Ameerika Ühendriikide õhuväe otsingu- ja päästeüksustest, kellel on oma Super Bowl. See on mereväe Super Bowl. Ma olen Hormusi väinas sõitnud Abraham Lincolni ja Kitty Hawki pardal ning kuulda Ameerika hävitajat rahvusvahelisel sagedusel seda ütlemas teeb mind uhkeks olla ameeriklane. See mõjutab väga palju ka sõjaväelasid ja Iraani revolutsioonikaardi väge, sest valitsuse rahakast, ja me oleme seda näinud ka teistes välisriikide valitsustes, kui nad ei saa palka, siis mõned neist võitlejatest deserteeruvad. Ma mõtlen, see on üks võimalus. Kas sa arvad, et see on nii? 100% Harrise. Vähemalt siin Ameerika Ühendriikides hoolime me vägede moraalist ja kui neile ei maksta, siis nad tõenäoliselt ei taha võidelda. Muidugi, IRGCs on fanaatikuid, kes tahavad minna oma looja juurde, aga paljud inimesed, Iraani rahvas, tavalised Iraani väed, mitte need radikaalsed võitlejad, need on mehed, kellel on pered, naised ja lapsed ning kes peavad arveid maksma. Nii et sul on õigus. Está impactando o moral e a vontade. Sa arvad, et see on huvitav? Nad saadavad selle raha liitlastele nagu Hezbollah, Hamas ja Houtid Jeemenis. Vaatame, kui kaua Iraan suudab end ülal pidada ilma rahavoogudeta Hormuzi väinast ja oma Iraani sadamatest. Lisaks sadamablokaadi kehtestamisele töötab Ameerika Ühendriikide merevägi ka selle nimel, et eemaldada miinid, mille Iraani režiim on sellesse väina paigutanud. Üks erru läinud mereväe ohvitser ütleb, et miinide jahtimine on nagu võilillede korjamine oma enda hoovis, et puhastada tee nii, et sa ise neile peale ei astu. See toimib nii. Sonarid kasutatakse miinide leidmiseks, mis järel need tuvastatakse, klassifitseeritakse, identifitseeritakse ja kahjutustatakse. See protsess vabastab ohutud teed meie sõjaväelastele ja kaubalaevadele, kellel on luba läbi sõita. Ja on olemas erinevad tüüpi miine, ujuvad, ankurdatud, külge kinnitatavad, magnetiga kinnitatavad ja merekuhjas asuvad miinid. Kõigil neil on üks eesmärk, sünge ja surmav, laevade õhkimine ja pardal olevate inimeste tapmine. Kas me ei kinnita seda? Ei ole nii, Matthew? Kui mõni neist hävitada, kuid Iraanil oli selleks aega. Kõik tuleb ettevaatusest hoolikalt üle kontrollida. See on suur töö. See on tõsi, Harris. Olen piisavalt vana, et mäletada aega, kui meie fregatid sattusid Iraagi miinidele. See uputab laeva kiiresti.
Harris, see on meie mereväe eriüksuslaste jaoks nagu Super Bowl. On olemas spetsiaalsed üksused, kes elavad selle nimel, et neid miine leida, hüpates paatide küljed alla, et need kahjutuks teha. Lendurina jätan selle töö nende hooleks. Mina olen oma konditsioneeritud kabiinis, 30 000 jala kõrgusel. Aga nemad on selleks väljaõppe saanud jah, et seda teha. Minu allikate järgi ei tea iraanlased isegi, mitu miini nad kogemata või tahtlikult väina paigutasid. Neid on vähe, aga juba üks võib tekitada kahju. Oodake üks hetk. Kuidas saab miini kogemata paigutada? Siin ma loetlesin erinevad tüübid. Huvitav, millised neil on. Pealegi on nad nii kehvad nende paigaldamises, et nad isegi ei tea, mida nad paigutasid. Noh, pärast eelmise aasta operatsioon Midnight Hammerit Harris lõid nad mosaiikplaani ja kui madu siin pea maha võetakse, saavad kõik võidelda. 31 individuaalset provintsi, kõik võivad hakata ründama ja tulistama igas suunas. Nii et ma isegi ei tea, kas need, kellega me nendel läbirääkimistel räägime, teavad nendest miinidest. See võis olla mingi Iraani mässuliste komandör, kes ütles, et nad said käsu neid asju teha. Ma olen peaaegu kindel, et isegi nende käsustruktuur, mis hävitati, ei tea, kus need miinid asuvad. Aga meie mereväe eriüksuslased ja merevägi on maailma parimad nende asjade leidmisel ja kõrvaldamisel. See teave on ülioluline, sest see on nende võimekuses tohutu nõrkus, nagu Hexet ja president ütlevad. See näitab meile, kuidas on mässuliste liikumistega, sealhulgas miinide paigaldamisega. Vene minister, õige. Sergei Lavrov saatis täna postituses Ameerika Ühendriikidele sõnumi, kuidas välisriikide valitsustega toime tulla. See kõlab nagu hoiatus. Tsiteerin. Ma soovitaksin Ameerika Ühendriikidel kõigil juhtudel, kui neile mõni valitsus ei meeldi, pidada sellega dialoogi. Ükski riik pole kunagi keeldunud nendega dialoogist. Just Ameerika Ühendriigid olid need, kes kõigepealt sõlmisid kokkuleppeid ja siis neist taganesid. Lavrovi selline väide on äärmiselt irooniline, arvestades, et Venemaa on Ukrainas sõdinud juba 5 aastat ja ma ei usu, et nemad oleksid esimesena dialoogi kutsunud. Ei, Harris. Lavrov on silmakirjalik. Noored ukrainlased ja venelased näevad Ida-Euroopas juukseid, hambaid ja silmamunasid. Nagu öeldud, see võtab 4 või 5 aastat. See on täielik häbiasi. Miks nad ei istu koos Zelenskiga maha ja ei lahenda seda konflikti? President Trump, Hexeth ja kindral Kane lõpetavad sõja, mille radikaalne islami režiim alustas 47 aastat tagasi. Kas lõpetame selle ära, Harris? Väga hea. Matthew Weiss Buckley. Ma saan selle vilet veel kasutada. Mulle meeldis see vestlus, jõuluvana. Nägemist.